see on tegelikult väga oluline lüli majanduses. Ei ole nii kuiv õppimine. Ma ei oleks sinna jõudnud ilma Vokota. See on väga tõsine muutus, mistõttu loodame, et kutseharidus ei ole enam teine valik. Tartu Rakenduslik Kolledž on Eesti suurim kutseõppeasutus, kus igapäevaselt õpib 3000 õppijat. Ja et kutsehariduses on siis kutseharidusreformi aeg. Koostamiselt on terve rida uusi laiapõhjalisi 4-aastaseid õppekavasid, kus olulisel määral tõuseb üldharidusainete maht ja seetõttu saame kutsehariduses rääkida rakenduslikust keskharidusest. Sellised 4-aastased õppekavad kindlasti avardavad võimalusi, mida tulevikus ette võtta, kas minna kõrgharidusse edasi õppima juba õpitud suunal või minna tööturule. Olen Eva-Liisa ja Vokos õppisin kasutajakogemuse noorem spetsialistiks. Minu jaoks oli Vokosse tulemine üsna teadlik otsus. Tulin pärast keskkooli, olles 2 korda käinud ülikoolis ja seal oma õpingud pooleli jätnud, kuna ma sain aru, et ülikoolis valitud erialad ei kõneta mind nii palju. Vokos omandatud oskused, kogemused avasid mulle võimaluse minna edasi õppima Austraaliasse. Mina olen Kaupo Kutsar ja minul on käinud siin kutsekoolis siis 3 last. Tüdruk õppis kokaks ja siis poisid on mehhatroonikat õppinud. Kui mõelda, kas gümnaasiumisse või kutsekooli, siis kui kõrgkooli edasi tahta minna, siis tegelikkuses on ju hea, kui sa õpid sarnast eriala kutsekoolis ja lähed edasi sarnasele erialale. Üks poeg, kes õppis mehhatroonikat siin, tema läks TalTechi Kohtla-Järve kolledžisse õppima. See Voko haridus on olnud väga hea stardipositsioon, et see on andnud eelised, et ta on nagu valdkonnas pädev. Voko asub 2 pool linna ja mõlemas linnaosas on omamoodi väike linnak. Meil on erinevaid õppekorpuseid palju ja mõlemas õppekorpuses on olemas õpilaskodu ja kõik võimalused tegeleda vabal ajal spordiga. Isegi lasketiir, toitlustus on olemas, hambaarsti juures saab käia. Lisaks on kõigile õppijatele võimalus saada õppetoetust. Meil on väga palju võimalusi noortel käia õpingute ajal ka välispraktikal, õpirändes.